Üks osa hästi elamisest on ka oma keha ja oma seksuaalsuse tunnetamine. Minuga koos on täna Chaia, kes on tegelenud teadliku seksuaalsusega juba 8 aastat. Chaia, räägi mulle oma vaateid abielust ja suhetest. Su oma elu on olnud piisavalt põnev ja keerdkäikudega, et on andnud sulle kindlasti selliseid täiesti uuenduslikke vaateid, et milline on üks hea suhe ja kes see inimene on? No mina olen enda jaoks leidnud, et üks hea suhe on see, kus inimene on vaba, kus me ei piira oma partnereid oma hirmudest tulenevalt ja polügaamne või monogaamne või mis iganes see nimi on, et ma ei ole kummagi pooltega vastu. Ma olen hea ja targa suhte poolt. Et seda ma olen ise hästi palju kogenud ja näinud, et tegelikult ise käinud 20 aastat suhteid läbi, siis minu jaoks kõige suurem õppetund oligi see, et tegelikult teha iseendaga hästi suur sisemine töö ära ja saada vabaks kõikidest nendest hirmudest. Et ma tunnen, et hea suhe on see, kus 2 inimest tulevad kokku selleks, et jagada oma elu. Kõik tulevad saama. Me läheme saama seksi, armastust, turvatunnet ja kui see saamine pannakse teise inimese peale, siis on kogu aeg oht, et ma jään sellest ilma. Aga kui mul ei ole vaja midagi väljaspoolt saada, et ma suudan selle kõik seest toota, siis on see koht, kus ma tulen andma ja mul ei ole hirmu. Mismoodi siis see suhtes niimoodi välja näeb, et sa oled sellises vabas ja ausas suhtes ja üks hetk sa näiteks tunned siis tõmmet mujale ju. Et aga kuidas ma seda oma ellu rakendan, kui see tähendab seda, et siis nagu kõik on nagu laiali löödud? Selles mõttes, et kui ma nüüd räägime avatussuhtest ja petmisest ja kõikidest sellistest asjadest, see on nagu väga-väga keeruline teema. Et sinna tegelikult jõuda on see, et sa pead põhimõtteliselt lahti murdma kõik ühiskonna poolt sisestatud mustrid sinu pähe. Et selles mõttes iseenda jaoks ümber vaatama, et mida tähendab üldse petmine, mida tähendab see, kui see partner jagab teise inimesega energiat, seksuaalne energiat või üldse midagi. Et mulle väga meeldib Ameerika psühholoog Esther Perel, kes just räägib sellest, et kui su partner on kellegi teisega, siis tekib see tunne, et sa oled asendatav. Et see on see meie hirm ja kellegi teisega saab ka midagi head kogeda, eks ju. Et see on just see koht, et sa pead kõigepealt saama super heasse kohta iseendaga. Põhimõtteliselt ma olen alati ka arvanud, et petmine on alati ju iseenda petmine tegelikult. Sa lood endale illusioonid ja siis sa ei ole valmis millelegi otsa vaatama. Jaa, et mis asi on seda ka, et defineerime, mis asi on petmine. Et üks asi, mis mina leian, on ühe hea suhte alused, 2 asja. On austus, eks ju, ja ausus. Ma tihti näen, et inimesed lepivadki kokku, et on avatus suhtes, eks ju, aga siis nad nõuavad, et nad teaksid teise kohta ikkagi kõike. Me võime teha mingid kokkulepped, mis meil on oma vahel. Me peame neist kinni, mis iganes siis kellegi piirid on, eks ju. Aga me võime samas minna nii, et sina oled vaba inimene, mina olen vaba inimene, me jagame koos seda elu ja aega ja kulgeme niimoodi. Me saame minna natuke magusamate teemade peale ka, et iseenda tundma õppimine tähendab ka teadmine oma keha võimalustest, mismoodi ma saan anda naudingut ja mismoodi ma saan seda ka vastu võtta. Mis punktid naisel siis nüüd olemas on? Naisel on sisemiselt on tupes olemas siis G-punkt, A-punkt, U-punkt, K-punkt ja ka emakakael. Et orgasme on hästi mitmeid erinevaid, mida võib saada. G-punkti ma arvan, et me kõik enam-vähem teame, kus on. Nii, kus see A on? A-punkt on kohe peale G-punkti siis nii-öelda ülemises seinas. Kui G-punkt oleks meil kühm, siis A-punkt on lohk. U-punkt on alumises seinas, et vastu siis anaali seina, et alumises seinas kohe ees ääres selline mõne sentimeetrine pehme kude selline. Täpselt emakakaela taga on siis selline punkt nagu K-punkt. Need võlupunktid naistel tunduvad sellised väga mitmekesist naudingut lubavad, aga meestel? Mehed ja naised võivad olla samamoodi multiorgastilised, lihtsalt füüsiliselt. Mehed ei ole võimelised kunagi kogema päris nii võimsaid seisundeid seksuaalselt kui naised. Ma alati ütlen, et mehed saavad meid viia paradiisi väravateni, aga nad sealt edasi kahjus tulla ei saa. Siin Eestiski tuli aastaid tagasi välja uuring, kus räägiti, et enamus naisi pole kogenud vaginaalset orgasmi. Väga tavaline on kogeda orgasmi läbi kliitori. Kuidas siis sina suunaksid naisi kogema ja avastama ka vaginaalset naudingut? Esimene asi, millest me peame kohe alustama, on ikkagi pikad vahekorrad. Et kui me siin räägime kogu aeg, et keskmised vahekorrad on 4-8 minutit ja mujal maailmas osades riikides 2 minutit, siis selle aega ei jõua kuskile, et naine vajab ülesvaanemiseks 20 minutit. Ehk siis see tähendab seda, et
penetratsiooni osa vahekorrast peab olema minimaalselt 30 minutit selleks, et kogeda sisemisi orgasme. Et nende sisemiste orgasmide puhul ka just kliitoris tuleks ikkagi mingi aeg eemal hoida. Ja mitte seda, et kliitor oleks halb, aga kliitori sellest plahvatuslikust orgasmist on vaja eemal hoida. Et see on see, mis viib kohe energia välja, maandab svära, eks ju, sa ei saa nagu neid sügavusi kogeda. Kliitor nagu teeb meid tundetuks ka tegelikult. Meil on see suhtes 3 tasandit, seksuaalne, emotsionaalne, intellektuaalne. Inimesed ei saa aru, et seksuaalne tasand on vundament, see, mille peale me ehitame tegelikult kogu suhte. Ja väga paljud valivad suhted, kus neil on intellektuaalne, emotsionaalne tasand olemas, aga seksuaalsust ei ole, sest neil ei ole seda omavahelist klappi. Nad lähevad suhtes sellepärast, et see on hea isa mu lastele või see oleks hea ema mu lastele või mis iganes see on ju, aga päris tõmmet ei ole. Aga mina ütlen seda, et me läheme juba suhetesse valedel alustel ja teine asi on see, et me läheme liiga kiiresti. Et see ongi see, et hirm üksi jääda, hirm ilma jääda, mis iganes, et võtta rahulikult aega. Võtta aega inimest päriselt tundma õppima enne, kui sa lähed suhtes hakata ka lapsi tegema. Ja kui sa seal suhtes oled, siis vaata, milline on teie seksuaalne tasand. Kui seda sealt algusest peale ei ole, siis seda sinna ei tule ka. Ei saa ju suhtesse minna ka sellel alusel, et sa füüsiliselt klapid inimesega ja võib-olla teile millestki rääkida, aga et kuidas nagu hoida sellist siis tasakaalu? Näiteks minul ei ole suhtes kunagi seda teemat olnud, et seksuaalsus vajuks ära. Mina ei tea näiteks, mis see tähendab selles mõttes. Kas usud seda, et see seksuaalsus siis võib nagu püsida, kes tahab eluaeg ja kes tahab siis mõned aastad ja. No ma olen ise kogenud, ma olen 10 aastat suhtes olnud seksuaalsusel püsinud, ma olen 5 aastat suhtes olnud, et mul on nagu 10 ja 5 ja 5 suhted enam-vähem, eks ju. Et mul ei ole see kunagi ära kadunud. Ei ole mingi probleem seksida iga päev või 2 korda päevas või 5 korda päevas, mis iganes see number on, eks ju. Kui ma tahan, et mu seksuaalsus oleks aktiivne, mul on vaja imetleda oma partnerit. Eks mulle tõesti meeldima. Ma pean talle iga päev otsa vaatama, vau, mis mees, issand, kui vägev ta on. Üks osa tantraõpetustest on see, et kasutada hingamist läheduse suurendamiseks ja siis ka orgasmi ajal. Mis mõtted sul selle koha pealt on? Et hingamine loob ühenduse hingega, millest paljud inimesed ei ole üldse teadlikud, mis see hing on üldse, kes see on selline tegelane. Aga hinge tasand või see hingamise tasand, mis ta teeb, ta loobki selle sügava kontakti ja tegelikult mida hingamine teeb, mida teevad üldse kõik kogemused, aitavad sul kogeda iseennast, ei ole muud mitte midagi. Ja hingamine loob sügava ühenduse iseendaga. See hingamine toob sind kohale ja võtab tempo maha. Tantristlikud mehed on suurepärased rasestumisvastased vahendid, kuna nad oskavad oma siis ejakulatsiooni tagasi hoida. Minu meelenda. Et kas vastab tõele ja kuidas siis nagu mehele anda mingisuguseid soovitusi, et ta nagu saaks enda peal algust teha ja juba proovida sihukest asja? Mina leian, et mida mehed võiksid teha, on õppida vähemalt kontrollimise protsessi. Kontroll oma ejakulatsiooniprotsessi üle tähendab seda, et sa ejakuleerid siis, kui sa seda otsustad. Mitte see, et nii nüüd mul tuleb, et ma rohkem ei pea vastu. Aga nad saavad ikkagi samal ajal kogeda orgasmi siis? Ja, no see võtab natukene võib-olla aega, et läbi lingamimassaaži üsna kiiresti. Sa ütled, et kõik algab iseenda teadlikkusest. Et kui mõelda seksile, siis ega ühiskondlikult ei ole väga levinud see, et ma võtan aega ja ruumi enne, kui ma lähen oma partneriga siis kokku saama. Aga võib-olla siis võiks kuidagi maandada ära selle, mis ma kogu päeva pealt kokku võtan endaga kaasa. Et kuidagi nagu teadlikult korraks istuda ja mõelda, et mis ma nüüd oma partneriga hakkan tegema. Isegi mitte mõelda, vaid tunnetada, kuidagi puhastada seda ruumi ja olla valmis selle loomeenergia tekkimiseks. No, seksuaalenergia on hästi võimas energia, seksuaalenergia on loomise energia, eks ole, peale selle me ju loome elu. Ja kõik see, mis toimub meie peas või sees, siis seksuaalakti ajal, saab loodud füüsilisse maailma ehk siis manifesteerub. Et kui me oleme vihased või haiged või kurjad või mis iganes meil seal toimub või meie peas on tohutu virvar näiteks, me mõtleme seal, teeme toidunimekirjasid või mis lastele selga panna hommikul, eks ju. Et siis see on ka see, mida me teadlikult siia maailma tegelikult siis loome teadlikkuse tasandile. Et kui sa mõtled seksi ajal, et peaks poest piima tooma, siis sa seda loodki, et sul varsti on piim külmkapis olemas. Et siis sa lood seda, et sa peadki varsti poodi minema. Ja tegelikult seksuaalenergiat kasutatakse väga palju loomiseks, oleme seksuaalmaagia ja kõik sellised protsessid. Aga minu jaoks on hästi oluline, kui sa tahad vahekorda astuda oma partneriga, tahad seda seksuaalenergiat jagada, siis vaata see, kus kohas sa oled. Et palun seda mitte teha purjus peaga, vihasena, haigena, selleks, et stressi maandada ja nii edasi, nii edasi. Tegelikult kõige puhtam seksuaalenergia jagamine on ikkagi ainult siit, südamest. Mida siis luua võiks selle võimsa energiaga? Kõike, mida sa tahad.
sa tahad omale punast Ferrarit või tahad uut töökohta või tahad uut kodu saada või vahet ei ole, mida keegi tahab luua, tegelikult saab kõike luua. Et tähtis on hoida siis seda taotlust, seda visiooni oma hinges ja oma meeles ja saatagi siia sinna selleks loomiskohaks. Kui sa selle välja lased, et kui toimub lõpus ejakulatsioon või kliitoriorgasm, siis energia on läinud, et siis sa luua ei saa kahjuks. Ja kuidas seda saab siis enda külge jätta? Kui sa saad sisemisi orgasme, siis sa esiteks oled multiorgastiline, võid olla pikalt vahekorras, saada tunnis ajas, ma ei tea, 60 orgasmi või 10 orgasmi või 20 orgasmi. Nagu Sting, kes ütles, et tema seksib oma naisega 9 tundi. Alla 4-5 tunni nädalas ei ole tantra. Ja naised on siis ikkagi eelistatud seisukorras või? Et kui nende orgasmid on tugevamad, siis nende manifesteerimisvõime on ka ilmselgelt palju tugevam kui meestel. Naistel on igal juhul tugevam manifesteerimisvõime, naine on kogu füüsiline manifestatsioon, kogu looming on naine. Mees on ainult puhas teadvus, ka meeste keha on naine, eks ju. Et mees on ainult teadvuse tasand, et mees ei saa midagi, mees saab anda idee, aga naine saab selle füüsilisse maailmasse tuua. Mehel seda võimet ei ole. Mida siis võiks teha ennem seda, kui minna intiimseks oma partneriga? Mis on see, mida ma seekord tahan jagada või luua? Kindlasti minna andma, ehk siis hea koht on see, et kuidas ma saan oma partnerit teenida praegu. Aitäh sulle nende mõtete eest. Mida ma saan luua ja kuidas ma saan oma partnerit teenida? On sellised mõtted täna.